kõrval istub siin Karita Kipuspuu, kes on 4 lapse ema ja psühholoogia magister ja samuti Tartu Ülikooli tudengite psühholoog. Ma kõigepealt küsiksingi sult seda, et seoses sellega, et sa oled 4 lapse ema, et sa ennist rääkisid sellest, et lapsed tihtipeale ei suuda sõnades enda probleeme väljendada, vaid nad hakkavad seda väljendama oma käitumisega. Aga minu küsimus on see, et kuidas ikkagi siis märgata seda probleemi juba enne, kui laps hakkab seda oma käitumisega välja näitama? Ma arvan kõigepealt seda, et võib-olla alati ei olegi nagu iga hinna eest oluline ennetada seda probleemi väljakäitumist, sellepärast et käitumine on tegelikult ka üks väljendusviise. Ja ma arvan, et tegelikult väga väikesed lapsed, õigemini mida nooremad on lapsed, seda rohkem nad väljendavadki läbi käitumise, sellepärast et nad peavad alles õppima, kuidas ennast sõnades väljendada. See on meie vanemate vastutus ka õpetada neid sõnades väljenduma. Ma arvan, et võib-olla väiksemate laste puhul on oluline lihtsalt vanemana teadlik olla sellest, mis on see, mis võib lastele probleemi tekitada, et mitte hoida neid näljasena nii kaua, kui nad endast välja lähevad, vaid teadvustada seda, et kui on söögiaeg, siis lapsele tuleb süüa anda ja kui ta on väsinud, siis ta tuleb magama panna ja kui ta saab haiget, siis teda tuleb lohutada. Et võib-olla see on see esimene samm, et tegelikult ikkagi vanemana tagada, et lapse sellised esmased vajadused oleksid täidetud. Aga sealt edasi paralleelselt ja sammhaaval lapse kasvades me saame õpetada last juba sõnades ka väljendama oma emotsioone, oma vajadusi ja siis meil üha rohkem juba ilmselt laps ka õpib ise ütlema, kui tal on mingisugune mure. Aga üldiselt, kui laps käitub mingisugust probleemi välja, siis see ei alga tihti ka kohe sellisest väga destruktiivsest käitumisest, et see võibki tihti väljenduda selles, et ta muutub rahutuks, et ta ärritub kergemini, et ta ei ole valmis koostööd tegema ja siis saab vanem ka sellele koheselt reageerida. Et kõigepealt otsida neid põhjuseid, mis võib olla selle lapse probleemiks ja siis aidata tal lahendada seda probleemi, samal ajal siis ikkagi kõrvalt ka seletades ja õpetades teda rohkem siis oma probleemi välja ütlema. Aga ma küsiks sult veel sellist asja, et sul on kodus endal päris väikene laps, et kas sul on öelda mõnda nippi, et kuidas käituda näiteks sellises olukorras, kui lapsel tulebki jonnituju ja tundub nagu, et mitte midagi seda probleemi ei lahenda, et mis nippe sina kasutad? Ma arvan, et ei ole sellist universaalset jonni, mille vastu aitaks nagu alati üks nipp, et sellel jonnil on tegelikult ikkagi erinevad põhjused, et kui see jonn on väsimuse jonn, siis tuleb ikkagi lapsele tagada võimalus puhkuseks ja kui see jonn on, eks ju, tühja kõhu jonn või haiguse jonn, eks ju, siis tuleb ka aidata see põhjus lahendada. Aga muidugi on selline vanus ka, kus kerkib üles vajadus nagu iseennast hästi palju kehtestada ja laps peab õppima seda, et kõik asjad ei ole koheselt saadavad ja kõik asjad ei ole lubatud üldse, ega kõik käitumised ei ole lubatud ja see on nüüd see koht, kus ilmselt erinevad vanemad võivad nagu lahendada olukordi erinevalt. See, mida mina kasutan, on selline aja mahavõtmine, et kui minu kohe kaheseks saab, laps tahab midagi, mida ta ei saa, näiteks oma venna kooliraamatut ja ei ole nõus leppima lihtsalt sõnalise seletuse või mingisuguse teise valiku variandiga ja läheb väga endast välja või hakkab suisa rusikatega vehkima, siis me paneme ta väiksele toolile istuma ja ütleme, et sa pead siin istuma nii kaua, kuni sa... No see on juba hea saavutus, kui laps reaalselt seal tooli peal püsib, et... Jah, esimesed korrad ta tuli sealt ära, aga üsna kiiresti, mul üllatuseks kiiresti tegelikult sai aru, et laps tegelikult väga kiiresti saab aru, mis ei ole lubatud. Aga see enesekontrolli saavutamine võtab aega, sest kui emotsioonid lähevad üle pea, siis nad täiskasvanutelgi on kerge üle reageerida. Ta saab aru, et on käitunud nii, nagu
ei ole lubatud. Ja ta üsna kiiresti õppis ära selle, et ta peab nüüd minema tooli peal istuma, kuni ta on valmis näiteks vabandust paluma. Ja see on üllatav, kuidas tegelikult 2-aastane saab sellest aru ja ta läheb. Lastel on vaja kehtestada neid konkreetsed piirid. Ja tihti sõnalised, ainuüksi sõnaline sekkumine nii väikese lapse puhul ei toimi, sest nagu tema ise käitub oma asju välja, on tal vaja ka seda õpetamist läbi käitumise. Siis see, et ma suunan ta, saadan ta, see nüüd ütleb ise, et saada mind ja ma saadan ta sinna tooli peale istuma ja vahel ta läheb meelest ära. Ta ise ütleb, et saada mind tooli peale. Sest ta saab ise aru, et ta tegi midagi, mida ei ole lubatud teha. See on nagu tegelikult hämmastav, et ma ise ka mõtlesin, et see võtab nagu rohkem aega. Ja ilmselt mõne lapse puhul võib võtta rohkem aega, aga et siin on ka siis ilmselt selline järjekindlus on tähtis, et mitte nii, et täna ma saadan see tooli peale istuma, aga homme mul on endal hästi hea tuju ja kõik on kuidagi nii väikseline ja katsume muud moodi läbi saada. Ja need reeglid või piirid peavad lapse jaoks olema paigas. Just, aga mul on siin mõned küsimused veel, et millised on tähtsamad asjad, mille abil luua usaldusväärseid, kauakestvaid ning funktsioneerivaid suhteid juhtide ja alluvate vahel? Kuidas sa sellele vastaksid? Kõigepealt ütlen, et mulle väga meeldiks, kui mõni juht sellest räägiks. et mina psühholoogina võin ju rääkida, mis on hea ja tore. Aga veel toredam on see, kui juhid seda ellu ka rakendavad. Ma arvan, et üks hästi oluline asi on see, mida ka siin konverentsil hästi palju räägitud, et oluline on inimestel lasta tunda ennast sellena, kes nad on ja toetada seda, kes nad on ja julgustada neid nagu ise arenema ja ennast nii-öelda oma potentsiaali avastama. Sellepärast, et kui tegelikult juht toetab alluvat sellel enesearengu teel ja julgustab teda olema see, kes ta on ja kasutab ära tema või rakendab tema talente või lugevusi, siis ma arvan, see on selline liikuma panev jõud selle alluva jaoks, ta tahabki hästi töötada, see motiveerib teda. Et nagu võib-olla kõige karmim masin, mida juhid saavad teha, millest tegelikult Bill Hybels ka esimeses loengus rääkis, selles avaloengus, oma isikliku lapsepõlve või noorepõlve näitab, millel on see, et öelda oma alluvale, et sa pead siia algatud tööd tegema, mõtlema. Sellepärast, et üldjuhul inimesed ikkagi on mõtlevad olendid, et me tahame mõelda, me tahame analüüsida, me tahame areneda ja me tahame kuuluda, me tahame tunda, et me oleme olulised. Ja kui ülemus, kui juht pakub seda oma alluvatele, siis ma arvan, et sellise juhi allumises on väga tore töötada. Ja ma arvan, et siia juurde käivad ka just need momendid, et ka keerulistel hetkedel sa võid olla see, kes sa oled. Mitte, et ükskõik, mis sinu eraelus toimub, sa pead käima naeratust näol ja mind ei huvita see, mis sinu isiklikus elus toimub. Ja võib-olla ka see, et eksimine on lubatud. Sellepärast, et see on ka siin mitu korda välja tulnud, et tegelikult kõige kammitsevam on see hirm, et eksimine ei ole lubatud ja tegelikult see hoiabki seda taset väga keskpärasena ja kammitseb inimesi, ei lase neil tegelikult edasi liikuda. Eksimine ongi see, mis viib edasi. Ja just see, ütleme, vabadus sellest hirmust, et mis siis saab. Et loomulikult see ei tähenda vastutustundetut suhtumist, eks ju, et vahel pole, kuidas välja kukkuda. Aga see tähendab seda, et ma annan oma parima ja kui midagi läheb valesti, et siis see ei ole maailma lõpp, et see ei tähenda minu lõppu, vaid tegelikult siis ma saan õppida oma vigadest ja saan uue võimaluse, mis on teistsugune, mis on parem. Just. Ja veel selline küsimus, et kas ebafunktsionaalseid suhteid saab parandada mingeid kindlaid käitumismustreid jälgides? Minul tekib kohe küsimus, et mida siin mõeldakse nagu milles väljendub see ebafunktsionaalsus, sellepärast, et see võib olla väga erinev. Aga et kui me võtame seda nii, kui me võtame seda siis niimoodi, et üks või mõlemad osapooled ei ole rahul selle suhtega, et see ei toimi, et siis ma arvan, et tuleks võib-olla alustada sellest, et mõlemad pooled mõtlevad kõigepealt iseenda sees läbi need ootused. Et kui me räägime
kolleegide suhtest, siis mõtlevad läbi, missugused ootused neil on teineteisele. Kui me räägime ülemuse ja alluva suhetest, siis samamoodi, et alluva ootused ülemusele, ülemuse ootused alluvale ja kui eneses on see selgus leitud, et siis on see koht, kus istuda laua taha ja hakata rääkima. Mulle hästi meeldib eelmise aasta esineja Brené Browni selline mõte, et selline tõeline hea tagasiside, tõeliselt hea probleemi lahendus on see, kui kaks inimest istuvad ühel pool lauda ja see probleem on nende ees laua peal. Mitte nii, nagu me tihti kipume automaatselt endale pilti looma, et see probleem on kuidagi meie vahel, et siis see tekitab selle vastasseisu. Aga et Brené Brown tõi just välja, et see probleem on ühiselt meie ees siin laual, me istume kõrvuti ja siis see on meie ühine probleem ja koos proovime seda lahendada. Et ma arvan, et kui see mõtteviis on selline, siis me saame võtta need ootused ette ja vaadata, kas need on realistlikud ootused, need jõukohased, me oleme valmis liikuma selle poole, et need ootused saaks täidetud. Et see võiks olla selle esimene samm, kui on tunne, et miski, mis peaks või võiks toimida, ei toimi nii, nagu me tahame. Aga aitäh sulle, Karita, vastamast! Palun!